Tere, mina olen Ülle Puu Taroka maalide stuudiogaleriist. Tänaseks maali tutvustuseks on minu selja taga maal, mille nimi on integreerumine. Integreerumine on muidugi eelkõige keskkonna sidususe ja lõimumise ning terviku moodustumine. Kohanemine ja kohandumine väliste oludega. Matemaatiline integreerimine. Aga mitmeid võimalusi on veelgi. Integreeritavad kodumasinad, integreeritud õppesüsteemid ning muulaste integreerumine, riikidevahelised integreeritud sotsiaalmudelid, poliitika integreerimine teiste valdkondadega. Ja kõik need märksõnad sobivad siia, haakuvad selle kauni tegelasega, kauni jumeka noormehega. Lokkis kräsused juuksed. Ja ükskõik, kus kohas seda maali ka ei vaataks, siis ta jälgib sind. Ma vähe liigun siit ühelt poolt teiselt poole. Siis ta silmavaade käib kogu aeg sinuga kaasas. Kogu aeg ta jälgib sind. Ja võib-olla ta vaatabki ikka, et kas sa kohaned väliste oludega. Luues ise samal ajal ilu, hoolivust enda sees ning enda ümber. Ta on läbinisti aus. Ta ei keera pilku ära. Tal pole midagi varjata. Kui sina tunned häbi, siis see on pigem sinu häbi, sinu piiratus, sinu hirmud, mis vaatavad sinule endale otsa. Siis sa pead mõtlema, mis on sinu enda sees, mis tekitavad taolisi emotsioone ja tundeid. Ta on kaunis malbe, heasoovlik maailma kodanik, kes ei tunne riigi piire ja laseb malbelt ka oma elus piirid valla. Ja seda väga loomulikul moel. See on tema loomulik osa. Mitte miski ei ole talle tabu. Kõik on lubatud, kui see on tehtud armastusest ja hoolimisest. Ja kui ei kahjusta iseennast ega ei kahjusta ka kellegi teise huvisid. Armastus on püha. Ta lubab olla endal see, kes ta on, nüüd ja praegu, ilma hukka mõistuta, rõõmsalt ja vabalt. See on tema loomulik olek. Ta tahab sulle öelda, et ma lihtsalt olen. Tema pead ehib kuldne loorberipärg. See on tunnustus tema enda eest, et ta lihtsalt on, elab ja hingab. Siin maailmas. See on tunnustus tema enda eest. Isiklikult talle. Kas sina saaksid ja suudaksid endale loorberipärja pähe panna uhkuse ja hardusega? Lihtsalt selle eest, et sa oled olemas. Kui ei, siis võta temalt õppust. Ta aitab sul ennast tunnustada sellisena, nagu sa oled. Ta aitab sinul saada parimaks versiooniks iseendast, tehes seda oma malbel kriitikavabal moel. Aitab sul olla aus iseenda vastu ja nimetada asju õigete nimedega ja elada armastuses ja hoolimises. Ma peas on ma kõigepealt ütlen seda, et pärg, et mis see pärg siis sümboliseerib, et pärg on ju tegelikult tunnustus, pidulikkus, austus ja vastuvõtmine. Sa võtad pärja vastu või asetad pärja endale pähe. Siis Eestis vanasti ka et noored neiud käisid, pärg oli peas. Siuke süütus on ka see. Kuldne värv. Ja siuke oransikas, mis on siin ümber ja siis kuldne pärg, mis on ta peas, et kuldne on tegelikult selline
elu ja rõõm ja külluslikkus, viljakus, väärtused ja ka teadmised. Siis lähen uuesti selle kuuskanna juurde. Siis kuuskand on ju Eesti vana selline sümbol, mida ka kooti käpikutesse ja vaipadesse. Siis kuuskand on ka tegelikult Taaveti täht. Ja ta on hästi levinud selline Eesti nõia ja kaitsemärk. Ja püha märgina on ta tegelikult kasutuses ka judaismis, muhameedluses, budismis, okultismis ja teosoofias. Ta on väga oluline mandala märk ja selline ka nirvana sümbol. Kuus sümboliseerib polaarsuste liitu. Ülespidine on mees, tuli ja taevas ning alaspidise tipuga ots on naine, vesi ja maa. Kuus sümboliseerib armastust, tervist, ilu, saatust, õnne. Ka päikeserattal on 6 kiirt, 6 kodarat, 6 haruline täht ehk siis Saalomoni täht. Mantra ehk taotlus selle maali juurde. Võtan vastu ennast. Võtan vastu leebuse, armastuse, enda jaatamise. Võtan vastu elu. Ja ma armastan elu. Ma luban endal olla see, kes ma olen. Olles aus iseenda vastu, kriitika vabalt. Ma luban endal lihtsalt olla. Vot see on olemise kunst. Olen see, kes ma olen. Aitäh, kullakesed! Olge need, kes te olete, ehk siis iseenda parim versioon iga päev.